Vaatame, kuhu me umbes täpselt 2 tunni pärast. Ilander paremal vasakul olemas ka. Oskar Õim nüüd tegelikult võiks löögidega minna. Pall värava ette ja tuleb ära siin. Ilus värav, ilus kombinatsioon. Tuleb ära 15. minutil ja mees, kes ei ole neid väravaid palju löönud, aga lööb tähtsatel hetkedel Abdurrahman Badamosi. Ja tegelikult see rünnak algas juba palju varem keskväljal ilusti, söödud liikusid meestel omavahel, lühikesed söödud ja sellega leiti ruum paremasse äärde ja siis Badamosi värava eest ja tõesti, ma arvan, see on asi, millega Paide meeskond tervikuna võib rahul olla, ongi kõik juba väga hästi, aga vaatame järele. Keskväljal seal kombineerisid väga ilusti. Ja see Sonja, Cabral, Hõim kolmik leidis ennast 11 omavahel kõigepealt ja siis turib pall värava ette ja Badamosi paneb korra jala vastu ja ongi ilusti kõik Paide jaoks 1-0. See on selline musternäidis, mida trennis läbi harjutatakse ja kui sa sellist asja või mannekenide asjadega teed, siis ka see aasta midagi sarnast, midagi meelde jäävat. Tõesti, järgmisel nädalal juba euromängud algavad. Paide alustab Hegelmanni vastu. Vaatame nüüd Tristan Bajo. Leiab päris hästi Mattias Lindbergin. On löögi kohta, tuleb ka ja ongi niimoodi, et 24. minutile Mattias Lindberg toob viigi majja. Suurepärane individuaalne sooritus sinna alumisse nurka. Ei jäänud Prima Charger seal mingit varianti ka. Aga algas see kõik Paide enda eksimusest, et värava eest üritati rünnakut alustada, aga üks vale sööt, ebatäpne sööt ja Vaprus kohe nõelas. Bajo leidis kiirelt Lindbergi ja täpne löök alla nurka 1-1, nii et mängu taas meil. Mängu taas ja näete, vaprad karud ka rõõmustavad ja mõistagi põhjus selleks ju on. Valesti läks ja sööt Hõimule selgelt liiga kaugele temast ja kohe Vaprus leidis seal liinide vahel vabu mehi ja no enam paremini poleks saanud lüüa, mulle tundub. Täpselt, no Charge'ut tõrjumises ei saa süüdistada, küll saab sellest süüdistada, et see rünnak või võimalus üldse tekkis, et selgelt liiga vale söödust, jah? Jah, vale sööt Hõimule ja siis olid juba Vapruse mehed olemas ja 1-1, nii et see, millest me rääkisime, et kui Vaprusele neid võimalusi anda, siis samamoodi sinna esiposti ja nüüd ongi pall väravas ja 43. minut ja Daniel Luts sätib selle palli sealt nurgalöögist väravasse ja hangib Paidele täpselt selle, mida nad arvatavasti tahtsid, ehk siis riietusruumi värav. Ja magatas Lutsu liikumine natukene tagumises tsoonis maha ja täpselt ei näinud, kes seda palli pikendas, aga hea pikendus tagumisse tsooni ja Luts pani jala vahele ja see sama, millest sa just rääkisid, riietusruumi värav. Vaprusele see tuli, Paide 2-1 peal ja natukene positiivsema meeleoluga saab sinna vahetus või poole pausile minna, kui suudetakse seda 2-1 edu hoida. Rahul oleva näoga, aga vaatame järele seda olukorda nüüd Sonjalt pall sinna ette posti. Baranov pikendas mulle. Ei, see pigem tundus mulle, et Kevin Aalo ise ei ulatunud selle pallini ja lõpuks läks see tema peast. Jah, nii on, Vapruse mehe peast tagumisse tsooni ja siin õnnetu värava sööt siis Kevin Aalolt Lutsule. Jah, tõesti, Aalo selle pea vahele sai. No välja oleks võinud seal tagapostis paremini tegutseda, aga tõesti Luts selle palli nüüd kenasti väravasse sättis. Daniel Luts siis tuleb üle. Kas seekord on sama tulemuslik? Sonjalt sinna tuleb pall ja ongi niimoodi, et teise poole alguses saab Paide endale juba kohe värava. 47 minut ja Victor Hugo saadab südamed ka ekraani suunas teele. Ja tõesti, suurepärane algus Paidele. No täpselt sama muster nagu esimesel poolel, see lõpus 2-1 värava puhul, et pikendus tagumisse tsooni ja seal on Paide mees vaba ja sealt ei ole muud, kui lihtsalt koksa pall, rammipall võrku ja Paide 3-1 peal, nii et tõenäoliselt ideaalne algus kodumeeskonnale siia teiseks pooleks. Jah, tõesti, need nurgalöögid on kõik olnud üpris sarnased. Mängitakse sinna Sonja poolt sinna ette, siis jääb pall tõesti vaid väravasse lükata, vaatame järgi. Jah, seekord oli Baranov ise, kes selle palli pikendas, mitte ei olnud siis vastane, aga taas tahaks näha seda Hugo liikumist, et kes või kuidas ta maha seal magati. Näeme siit, jah, Kapper üritab tal särgi küljes rippuda, aga see ei ole piisav, et vastast takistada siis värava löömisel ja lisaminutid on täis tiksunud ja kõlab ka Rasmus Maalina lõpuvile. Premium Liiga 18. vooru kohtumine Paide linna meeskonna ja
Pärnu Vapruse vahel on lõppenud niimoodi, et 3-1 jäid peale. Tänasest kohtumisest midagi rohkemat väärinud? No absoluutselt. Kui vaadata, esimene poolek tegelikult oli päris hea meie poolt. Head momendid. Aga kahjuks lasime ise 2 ära ja väga palju võib mulle tuhka pähe määrida. See standardi kaitsmine oli väga kohutav, et ma võtan enda peale selle. Oskad öelda kokkuvõtlikult, millest täna puudu jäi teil Paide vastu? Ees veel selle Iile täpi panek nii-öelda, see viimane kirstordil nii-öelda see värav. Küll ühe lõime, aga oli tegelikult variante veel. Ja ma ütlen jälle standardist, me oleme vastu standardist nii palju väravad, et see on päris kohutav ja peame sellega tegelema kõvasti. Midagi positiivset ka sinu hinnangul kaasa võtta tänasest? Ja, üldiselt pall liikus hästi, loogilised käigud, jõudsime loogiliselt build-upist ülesse. Küll teine pool algus natuke oli probleeme, kuidagi oli munised, aga me kuidagi sellest taastusime ja ma arvan, et nagu üldpildis palliga mäng oli väga hea. Järgmine mäng Tammekaga, tabelinaabrid, põhimõtteline lahing, mis mõtetega sinna vastu lähete? No võidu mõtetega ikka, kodumäng. Ma arvan, et saab hästi kaasa võtta siit palju asju, nii et oleme enesekindlad. Olgu, aitäh sulle, Kevin. Aitüma. Meie juurde jõudnud Daniel Luts, 3-1 võit teile, ole hea, võtta see mäng kuidagi oma sõnadega kokku. Ma arvan, et me alustasime väga hästi, et otsime palli, ründasime palju. Siis vahepeal Essa poolaeg kuidagi andsime momentumi neile ja lõputasime jällegi tagasi väravaga ja teise poole ma arvan, tuli väga hästi peale. Kuigi lõpus viimast 10 minutit oleks ikka nagu võib-olla ära kindlustada selle mängu, et meil on nii palju võimalusi, oleks nüüd rohkem ära lüüa, 5-6 äravat vähemalt. Millega te lõpuks Vapruse ära murdsite, mida te täna eriti hästi tegite sinu hinnangul? Ma arvan, meil oli võrreldes eelmise mängu väga press. Et panime ülevalt kinni, panime keskel kinni, väga palju neid šansse ei olnud. Mängisime läbi äärti rünnakul ja ma arvan, et seal tuli ka need võimalused. No, räägi see enda värava olukord ka lahti. Nurgalöögid tulid teil täna hästi välja. Sinu värava olukorras Aalo ja vist õnnetult pikendas ja sul jäi lihtsalt üle pall väravasse lüüa. Eks me harjutame iga nädal neid nurgalööke ja seekord tuli niimoodi, et ma olen tagapostis. Ja läks teine pool lõime ka nurgalöögist ära, nii et ma arvan, et set-piece coachi poolt siis väga hästi võtnud. Järgmine mäng 9. juulil Hegelmaniga konverentsiliigas. Võidu pealt on sinna vist hea vastu minna. Ma arvan, et üldse oleme kogunud head hoog viimased 5 mängu, et kindlasti on niimoodi parem minna sinna kui Viigi või Kaotsega. No, oskad öelda, on veel midagi, mida euromängu teel parandada annab? Eks ma arvan, et võib-olla pressingut saaks veel rohkem parandada. Ülevalt alati kinni panna, eks see on muidugi raske, aga see on üks asi, mis me kindlasti juurde panna veel. Olgu, aitäh sulle, Taani.